Tervitan professor Juhanit, tervitan Akadeemia Peeglianat ja räägin teile paradoksidest. Olin väga hämmastunud, vaata et solvunud, kui lugesin professor Veidemanni poolt juba tsiteeritud akadeemik Jaan Unduski esseed Juhan Peeglist, kus ta muuseas ütles nõnda, et Juhan Peegel on pigem olnud meie ajakirjandusõppe ema. Mõtlesin, et ehmatav, solvav, aga õige pagan. Sest eks tema ole selline ikka teele saatja ja ta ei tahtnud, et ta poegi tapetakse. Kas tema saatis meid kommunistidega taplema? Ei, ta tahtis, et ikka kõik nagu ellu jääksid, lõpetaksid ülikooli, mitte ei läheks sinna, kus momendil Afganistanis sõditi. Ja siis teine mõte muidugi, mis selle peale tuleb, kui Juhan Peegel on siis selle meie ajakirjandusõppe tõesti emalik kuju, kes siis see isa on ja mis soost ta on. Aga täna on Juhan Peegli päev, räägime täna temast. Üks teine paradoks, ma räägingi täna paradokseldest teile, oli, kui ma mõtlesin oma ülikooli 5 aasta peale säärane, et kuigi meile õpetati ka Marshall McLuhani teooriat, et tuleb suur meedia maailmaküla ja see oli vast üks ettenägelik õpetlane, aga meie olime ju selle maailmaküla suhtes ära lõigatud siin okastraadi taga. Ja inimesi, kes oleks elanud vabal maal, ei olnud näiteks minu juures, kellega ma oleksin pikalt läbi käinud rohkem kui professor Peegel, kes oli siiski Vabal Saaremaal, Vabas Eesti Vabariigis ajakirjanika töötab. Minu isa siin linnas ei olnud ma siin näinud ühtegi Rootsi kuningriigi kodanikku, huviga kuulasime, mida Marju ja Peeter rääkis, kuidas Rootsis oli, mis välvi Olav Palme lips oli, kas rahvas karjus, kas tänavatel liikus ka prostituute ja nii edasi, kapitalism, või siis olid ka, kui tuli näiteks kadunuke Andrus Pork Ameerikast õppes, me vaatasime kõike, kuidas teksa istub, kuidas ta räägib, tal oli nagu vabaduse hõng juures, aga ühtegi vabaduses elanud inimest meiega pikas kontaktis ei olnud, minuga vähemalt mitte. Filoloog härra Hõun oli siin kuskil samas linnas, aga meil ei olnud tema kontakti. Juhan Peegel oli ainus vabaduses elanud inimene. Ja seda ta kiirgas. Meie Eesti Vabariigis on siin ka ju paradoks, et neil võib olla vaba ja demokraatlik riik, kus mõnes toimetusorganisatsioonis ei ole vabadust ja on mittevabad inimesed, toimetajad ja suisa ka peatoimetajad. Aga mis on siis Akadeemia Peegliana kõigi selle ajakirjandusõppe ja Juhan Peegli järglaste ajakirjandusõppejõudude teene, on see, et nagu me näeme, kogu ühiskond on võtnud vaadata ja hinnata ajakirjandusega toimuvat just nimelt nende samade demokraatlike siin õpetatud põhimõtete järgi. Meil on väga palju toetajaid, ma võin kirjastajana öelda. Ja see oli huvitav filosoofiline Robinsonaad, mida tehti siin 238. kabinetis ja mujal ajakirjanduskateedris, et meile õpetati siin mingit struktuuri, mille vastaid siit väljas ei olnud. Ega vaba ajakirjandust ei olnud demokraatlikku riiki. Aga ikka, kuidas ajakirjandus peaks olema võimule partneriks ja kes sul lasi seal Tallinnas võimule mingiks partneriks olla. Aga see struktuur, see idealistlik nähtus, seda ju siin meil kultiveeriti, et aitäh, professor Juhan, sellegi eest. Ja nüüd siis tahan rääkida sellest kujutelmast, et mida siis Juhan ütleks meie tänase situatsiooni kohta ajakirjanduses ja ajakirjandusega. Situatsioon ajakirjandusega. Kas ta ütleks, et ärge lapsed laske ennast õhutada? Et mida te vastu klähvite, kui keegi teile peale klähvib? Või ütleks ikka, nagu on valinud oma tee CNN ja New York Times, et kui ikkagi keegi kogu aeg rämetseb ja ta on võimupositsioonil, siis sa kogu aeg seda kajastad. Kuigi sa võid mõnda vaatajat sellega tüüdata, aga see on su kohus. Mida ta täpselt ütleks? Kas ütleks, poisid, et ärge vaielge, kes on õige meestlane, nagu meil oli 40 aastat tagasi siin ühiselamutes kombeks. Praegu on komme näidata üksteise peale ja panna küsimuse alla, kas keegi teine on õige eurooplane või on ainult rääkija, võib-olla see ajakirjanik ainult õige eurooplane, keegi teine ei olegi. Et mida Juhan ütleks? Suur küsimus. Lühidalt sain rääkida professor Veidemanniga meie väikse kohvipausi ajal ja kohe läksime vaidlema. Oli tore. Ja
Ja siis, et muidugi, mis on praegusel ajal raske on olla julge. Mis kommunistide ajal viga oli? Aja natuke selg sirgeks, augu kellelegi vastu, ütle, et sulle see värk ei meeldi, ära selle ütlemise vormis liiale mine ja oledki väga julge mees. Aga nüüd, küsimus on ju selles paljuski, et kas see pealetükkivate platvormide ja meemide aeg võimaldab meil iseseisvust säilitada. Kas meie teeme või meiega tehakse? Kas meie tahame võtta neid teemasid ja neid võitlusi või meid tõmmatakse võitlustesse? Kas meie tegime seda, et arutlus läheb ühtäkki üle haukumiseks või teevad seda mingid platvormid väga hästi meid pommitades niimoodi, et lihtsalt kõige austusväärsemadki inimesed, nende hulgas näiteks teaduste doktor Lauri Vahtre lähevad sealt ühel hetkel teiste samasugustega lihtsalt sõimlema. Seda tehakse meiega. Me oleme mõnikord objektid, mitte subjektid. See vahe on meil pidevalt toimetuses ja toimetajate kirjastuste omavahelises nagu läbikäimises teemaks. Ja see on tore vaidlus jälle. Ja kuidas toimida üldse olukorras, kus nii tigedatel ja lollidelgi on hääl ja sõnaõigus? Ja kuidas siis toimida? Siin tuleb üks niisugune minu meelest meie aja humaanne paradoks esile, mille lahendamisel ma vaatan jälle professor Johanile silma. Ma mõtlen, kuidas tema siin nõukogude ajal okupeeritud Eestis sai selle paradoksi enda jaoks lahendada, minu meelest see sai lahendada. Ja paradoks on selles, kuidas armastada neid inimesi, neid eestlasi, ilma neid usaldamata. Ja kuidas armastada seda valijaskonda, kelle hulgas on ka tigedad ja lollidel on nii valimisõigus kui sõnaõigus, lugege internetist, aga siiski neid armastada. Ja kuidas seda suuta, ütleks meile Johan. Ja lõpetuseks, te kindlasti olete ju lugejad inimesed, võib-olla mõni teist on lugenud Õnnepalu viimast romaani, Inglise aed, Tõnu Õnnepalu, aga ühe ehmatava tsitaadi toon ja sellest ikkagi positiivse lõpu oma kõnele välja keeran. Ajalehtede ja demokraatia aeg saab läbi. Aeg, mis tuleb, on kirjas juba mujal, mitte enam lehes. Tõejärgne ajastu ongi ajalehe järgne, kirjutab Õnnepalu ja parandab pärast. Tegelikult ma ikkagi loen hommikuti lehti. Vaat see võitlus, professor Johan, see võitlus, et see struktuur, see tõe esiletoomise struktuur, võimuga dialoogi pidamise struktuur, see edasi kestaks. See on meil praegu käsil. Sünnib see ajalehtedes või driftib see kuskile digitaalsesse kurvi. Meil on ikka püssirohtu kõvasti sarvedes. Peame vastu, võitleme edasi. Aitäh, Johan!